Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 4 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega ja proovime koos ka vastuseid leida. Saate kommentaarides oli küsimus. Tarvo Vaina 2140 küsis siis järgmist, et keegi võiks välja tuua põhimõtteid, kuidas toimus esimese Eesti Vabariigi lõpuaastatel elektrienergia tootmine. Kui palju oli hüdroenergiat, kui palju oli väiketööstustes tuuleenergiat ja muud säärast. Teine küsimus oli, et kuidas toimus Eestis peale teist maailmasõda kuni rohepöördeni elektrienergia tootmine. Palun, Andres. Tervist, Eesti rahvas ja lugupeetud vaatajad. Ja et küsimustele sellele esimesele teisele küsimusele vastata, võtame asja laiemalt, et lihtsamalt oleks aru saada. Energia on üks oluline osa inimkonna kui ka koduloomade ellu jäämisel ja seda ei saa nagu väikeste riikidena võtta. Nad peavad olema hästi varustatud. Muidugi on praegult olemas, et on Island on omaette, aga see on omaette teema, sellest võib rääkida. Aga kuna me oleme siin nagu poolsaar või lõpus siin osas, siis peame vaatama sarnaselt nagu inimese keha, võtame ette. Inimesel on süda keskel, siis on veresooned, mis varustavad kogu seda inimkere, keha. Need on nagu elektriliinid. Ja seedeorganid, ütleme, kui sööme ja seedime, see on nagu meil, ütleme, väiksed katlamajad ja nii edasi. Ja me peame ju iga päev vähemalt 3 korda sööma. Muidugi võime nälgida ka teha igasuguseid rohe, sini, puna pöördeid nälgimise või toiduga niimoodi jõuliselt, aga võime ka, tuleb mingisugune suurem relvavärk siin, siis lihtsalt ei ole enam võtta. Ja et seda teemale vastata ja küsimus oli ära, paneme siis slaidid kõik käima, et oleks lihtsam asjale pihta saada ja kuna olen tehnokraat, siis igal pool näete on sinisega peal, kus on ta võetud ja ütleme siin nagu ka uudised jooksevad, et praegu veel see rohepööre päriselt ei ole veel füüsikaõpikutesse päris jõudnud, aga kui me niimoodi jätkame, küll ta jõuab sinna ka ja kõik ära. Ja näete, siit saate selle ära ja ütlebki siis nüüd ära ja vaatame, mis Eesti Vabariigi ajal siis oli. Elektrienergia kasutusele võtt Eestis toimus samal ajal kui mujal arenenud riikides. Me olime ka arenenud riik, kindlasti. 19. sajandi viimastel kümnenditel. Aastal 1882 jäeti Narva Kreenholmis. Mäletate selle Ursula Euroopa seal Brüsselis, tema vanaisa oli nagu Narva Kreenholmi omanik kunagi, jutuga räägiti. Tallinna Vigenaldi ehk Ilmarise tehase ruumides valgustamiseks üles generaatori. Tootmise tarbeks alustasid 1893. aastal Kunda semenditehases 2 generaatorit kogu võimsusega 200 kilovatti. Kõik eelpool nimetatud jaamad töötasid aurujõul. Näete, ja andsid alalisvoolu. Tähendab, katlamajas oli auruga lükati käima, nii nagu katla need dekaverrid, igasugused katlad olid auruga, kui kütust kivisüsi või masuuti alla panna, siis töötavad. Ja nii, et esimene vahelduvoolu generaator, näete, mis nüüd praegult oluline meil on, et me oleme vahelduvoolu võrgus, see on kõige odavam selles suhtes. Põhjus on lihtne, et alajaamu
võib väga suurtesse kaugustesse panna ja pinge kõrgusega saame maste ja noh, neid hästi kaugele lükata, sest voolu on vähe seal sees. Ja kui jõuab alajaama, siis selle alajaamaga transformeerime, saame juba voolutugevust hakata jagama rohkem. Ja näete, 450 paigutati vahelduvoolu generaator 1899 Tallinna Viigetili tehasesse. Müügiks hakati elektrit tootma Pärnus, kus 1907 alustas tööd 100 kilovattine võimsusega elektrijaam. Elektriga valgustati tänavaid ja puhkeasutusi. Nii. Siis teine on esimene 15 kilovatti ülekandeliini projekteeris ja ehitas diplomeeritud insener Kotli Hangellaid. See kulges Aru turbarabas asuvast elektrijaamast Rakvereni ja valmis 1918 aastal. Kõrgepingeliinide ehitamine, elektri tootmine augustusid pärast 1923. aastat, kui hakkasid voolu andma Ellamaa, teate küll, Ellamaa turbakombinaat ja oli 1400 kilovatti ja Ulila 1000 kilovatised turbakütteljaamad. Ja aastal 1924 oli generaatorite koguvõimsus Eestis 24 megavatti. Ja 1940. aastal toodeti elaniku kohta 181 kilovatti elektrienergiat. See on nüüd lühikokkuvõte, aga näete, mis me siit saime teada, et enne Eesti Vabariiki oli meil siin ju tsaar kamandas ja seesamane Narva Kreenholm oli ka baltisakslaste võimu all, nii et see Ursula von Leyen, nagu öeldakse, on ka siis siit kandist nagu pärit vere poolest ja nii edasi. Ja sellel ajal, kui tahate vaadata, enamus raudteed, tööstust tehti hästi tugevad. Ja mis siis juhtus, Eesti ajal nagu suurt ei olnudki, me olime väga lühikest aega, just see paarkümmend aastat olime nagu Eesti kaksikveega vabariik, siis kasutasime neid olemasolevaid asju. Edasi näete siin 1924 kogu võimsus, kõik need Ellamaad ja kõik liideti kokku ja ega töötasid väga hästi ka need Narva või Kunda tsemenditehased ja kõik tootmine oli. See oli nüüd esimene küsimus Eesti Vabariigi all, näete, suurt midagi tehtud, kasutasime rahulikult, mis ehitati sisse ära. Teine küsimus oli nüüd, kui Eesti Vabariik hakkas pihta siin nüüd uuesti, mis siis toimus. Võtame siis selle osa jälle lahti, et kuidas toimus peale maailmasõda kuni rohepöördeni siin näete. 1950. lõpuks oli Eesti jaamade elektriline koguvõimsus 103 megavatti, näed, juba räägime megavattidest, praegu räägime muidugi gigavattidest. 1959 aastal valmis Narva põlevkiviküttel Balti soojuselektrijaam, mis saavutas täisvõimsuse ehk 6 korstent hakkasid tossu välja ajama, ütleme 1966. aastal. Ja näete, siin on juba 1435 megavatti ja aastal 1973 läks käiku Eesti elektrijaam võimsusega 1610 megavatti. See on nüüd siis see Auvere elektrijaam, mis siin räägitakse ja on, kuidas ta nüüd töötab, täisvõimsust on ta saanud või ei ole, ise te teate, ta on aeg-ajalt remondis. Ja näete, energiat toodeti rohkem, kui Eestis tarbiti. Ja mis siis toimub? Toimub kohe müük, läks välja. Kui palju seda otse näidati, aga materjalid ja kõiki sai ja ehitati näete 1960. aastal kõrgepingeliinid Leningradi ehk tänapäevases Sankt-Peterburi ja Riiga pandi need suured mastid püsti. Ja 1962 formuleerus lõplikult ringliin Narva, Tartu, Viljandi, Pärnu, Tallinn, Narva. No ring tuli peale, oma väike pisikene prelliring nagu, et kõik oli ära, Narvast hakkab ja käib kõik suuremad linnad läbi.
ja mis tagas stabiilsema varustamise elektriga. Ja 1960. aastate alguses jõudis elekter massiliselt ka maakodudesse ja aastatel 2006, ma mäletan ilusti, sai ise selle Estlink 1 trass läbi käia Kuivamaalt Jalgsi Kiisale, sai töötada veel 3 sees, kui oli Eesti Elektrivõrkude Ehituse AS, mis pärast müüdi ruttu Empowerile ja nüüd Empowerist on ju tekkinud Enervit ühesõnaga. Ja näete, 2014 lasti käiku teine merekaabel Estlink 2, mis praegult on katki ja olete kuulnud ja nii edasi, et see saab sügiseks valmis. Kuigi praegult on meri ja jääd ei ole, see on järgmise saate võib-olla teema, kui pakub huvi, mis toimub ja millised on. Aga täna vaatame just lihtsamalt, mis täna meil inimesed on küsinud. Ja näete, mõlemas suunas lubab seda liikumist, aga kui me tagapool vaatame, siis see põhiline liikumine toimub siia suuna. Tõestame selle ka piltide ära, saate iga päev vaadata ja väga kiiresti liigub seal iga 2 kuni 5 minuti tagant tulevad uued megavatid nähtavale, nii et võite panna üles, pärast varvata, meil nii ruttu ei tule, meil läheb nagu aega, aga pärast kui näeme seda Rootsi ja Fingriidi Soome võrkude kaarti, siis seal on kohe kiiruse lugeja nagu peal. Ja nendes näete, kasutatakse praegult kõrgepingelise alalisvooluna edastamissüsteemi merekaabli alalisvoolukaablit. No, kaabli kohta ma ütleks ka niimoodi, et kunagi sai koolis õppida, kaabel on mitmest soonest koosnev, mitmest juhtmest koosnev on kaabel, aga see on ka nagu üks põhisoon ja ekraan. See kas oleks nagu isoleeritud juhe, merejuhe või, aga no ega tänapäev nii nagu on, muutub ajas ka keel kui ka inimesed, aga mida ma olen kogu aeg põhjendanud, rääkinud kõigile ja alustan alati loengut, et arvestage, aeg on konstantne, inimesed on erinevad, on rumalamad, targemad, lollimad, kunstipärasemad ja nii edasi, nii edasi. Ja vot sellega siis tuleme siin tagasi ja vaatame, mis meil siis on, võtame selle 2 pilti kokku. Et loodan, et Eesti poliitikud, ma pöördun nende poole, et võiks ka seal arvestada tehnokraatlikke insenermõtlemeid. Meil inseneri veel on elektri asjade peale, näete, või peame ikka päris mitte rohepöörde omad, punapöörde omad, ega need ka ei osanud teha. Aga nad punapöörde läksid omadega nii rappa, et nad pöördusid Ameerika General Electricu Ameerika inseneritöösturite ärimeeste poole. Nad said sealt mõistust, mõtted ja tehti need hüdroelektrijaamad, esimesed tuumajaamad ja kõik, mis siin pommidega hakkas tulema, tuumajaamasid muidugi ei olnud, 20-ndatel veel ei lastud käima, aga mõtted juba jooksid ära ja seal Andrei Sahharovi juures oli Igor Tamm, no Tamm on nagu Eesti nimi, võite öelda, ta pidi ka olema siis siit kandist pärit või siit Soome-Ugrist, kus puud nimetatakse tammeks. Ja vot siin poliitikud peaksid nüüd mõtlema, et elektriliinid on nagu veresooned ja need peavad hõlmama suuri territooriumi, mitte niimoodi, et tuleme Saaremaalt Kuramaale. Kui lähete sinna Kuramaa ilusasse kohta, olen seal käinud, vaatate selge ilmaga, näete juba Saaremaad otse ära, nii et selline pisikene lõik teha. Või teinekord võime võtta lahti ka sellise saidi hiinlastel, kus hiinlased lasevad 1 000 000 volti ja neil on üle 800 meetri kõrgused 2 masti üle Kangese jõe. Kangese jõgi on ka päris lai, et 2 mastist piisab, et see visang ei puudutaks vett ja laevad mahuksid alt läbi. Ja mõelgi nüüd sellel ajal ka veel see, et kuna me oleme nüüd prellist lahti ühendamisega tegelenud ja nüüd on kevad, tähendab pool aastat või natuke rohkem, hakkame juba uuesti talveks katlama ju kõiki korda seadma. Ja ütleme, et
mis praegult me oleme teinud selle väikse lahti ühendamisega, kui me rääkisime vereringest, tähendab, tegime katse, lõikasime praegult käe-veresooned, veenid lahti ja ühendasime sinna mingisuguse anduri, et see hoiaks ära ajuga ühes ära või jalaga. Ükskõik, andur ajuga ütleb, et peame astuma esimest sammu, siis see jalg jookseb lahinal järgi või läheb sõlme. Ja ühes ühtses energiavõrgus veresoonestikkus ei ole. Me võime katsetada igat pidi. Ja siin oli ju aastaid tagasi ka üks teadlane, mäletate, ratastoolis oli, ta ratastool sõitis, ta mälu oli hea, ta vastas küsimustele, aga üks ihuliige ei liikunud enam. Kas me tahame sinnamaale jõuda üldse, et meil enam ei ole seda verevarustust nii palju vaja või edasi? No vot selle esimese kohta väga tore, et inimesed küsisid ja vastame ka lihtsalt küsimustele. Aitäh sulle, Andres. Ilmselgelt see teadlane oli Stephen Hopkins, jah? Jah, nii ta oli. Just täpselt. Aga võtaksid siis veel küsimusi, et kui suur on Soome riigi osalus selliste energiaettevõtetes, mis tegelevad tuumajaamadega? Ja millised Põhjamaa riigid esitavad kõige paremini infot elektri kohta? Palun, Andres. Nii, nendest küsimustest siis sai ka eespool räägitud ühesõnaga, et milline riik annab head infot. Näete, siin ongi Põhjamaa riik, et saate vaadata. Seal on ka Eesti, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, kõik on sees. Seal on kaardid ka sees ja jõuame sinnani ilusti. Aga kõigepealt, et mis siin öelda, avame jälle slaidid, mis on kõige lihtsam. Ja hakkame siis rääkima, millised olid siis need energia, kui suur osalus on. Soomes on niisugune huvitav ala, et neil on väga vähesed, kes on üldse riigi all. Kõik on eraettevõtted. Ja eraettevõtetel on selline eelis, nad võivad ka igal pool töötada ja sõnaõigus on suur. Ja vaatame mõned liigid üle, mida võib ka siin kasutada, kuna me ise oleme ju ka selline soomlase tõugu nagu aeglane ja keelgi on sarnane ja soome-ugri keelte rühma kuulume. Ja võtamegi siis tuumajaama ette, näete Loviisa 1, 2. Need mõlemad on Fortumi all ja korporatsioon need asustati 98. Kuigi ennem oli riigi all, oli teised ära ja energiakontsern. Ja mäletate, meil oli ka siin Fortum, enne Imatrat oli meil siin Läänemaal ja Viimsis oli Fortum, aga ta on ära läinud. Ja Fortumi üks osakene peaks meil veel ikka olema, see on Neste. See on nüüd ütleme bensiini- ja küttefirma. Ja näete, esimene, mis on, kus on praegult need Vene reaktorid, vaatame, mis ta siis teeb reaktoriga ja Fortum otse ei ole sees. Näed, võtame selle ära. Et Fortum on, näete, suuruselt 23. aastal oli Fortum Soomes suuruselt 12. ettevõtte üldse. Ja Fortum on riigiettevõtte, sest talle kuulub 50%, 51% kuulub Soome riigile. Aga näete, Fortum Power and Heat Oy on Fortumi tütarettevõtte. Nii et ühesõnaga Loviisa tuumajaam, Loviisa 1, 2 ei ole päriselt riigiga üldse seotud siin. Siin on nüüd kütusefilmad ja kõik need on, et saab sõna sisse öelda, kuidas tuumakütust osta ja näete, siin on siis see osa olemas. Ja mõtisklegi ise, kas te olete nüüd kuulnud, ta on kõige vanem, 1977, näete, siin on alustanud tööd. Ja ehitati 6 aastat, 1. mai 71 ja tööd hakkas siin 9. mai 1977 ja teine oli paar aastat hiljem, see oli see Nõukogude Liidu poolt tehtud Nõukogude tuumareaktor. Ja oot siin hakkate jälle võib-olla seletama, mõtlema, oi Nõukogude värk ja punapööre või selline. Aga mõelge, kas on võrreldav nüüd punapöörde töötamine rohepöörde töötamisega.
punapöördel oli, käsk oli ka, mäletate, OLRO plaanis, mis oli kommunism. Kommunism on riigivõim ehk see suur demokraatia, nagu me nimetame riigivõim, ja pluss terve maa elektrifitseerimine. Aga nüüd vaadake, mis rohepöördega oli, kõik nagu kaob ära ja demokraatia, kas seda on kusagil enam ja kuidas lõigatakse osad lahti. Aga me jõuame lõpus sellise huvitava peale, et siin meie Põhjamaadki ei tea vist, et me oleme lahti lõiganud. Kui kaartide ja igapäevaste faktiliste andmete järgi vaatame, me jõuame sinna, siis saate ka ära, sest mina kohe imestasin, et kodamoodi, et me elame siin väikses liivakastis, aga peaks vaatama ka meie Põhja-Euroopat siin kõrval. Nii, lähme siis järgmise pildile, näete, ainult Fortum on riigiettevõte, kes oli nüüd Loviisaga koos. Kuna see riik nagu tegi selle kunagi, Urho Kaleva Kekkonen ja Brežneviga tegid valmis. Aga nüüd jõuame järgmise juurde. Näete, see on nüüd Olkiluoto 3, Olkiluoto 2 ja Olkiluoto 1 on, näed, siin on veel peal. Ja tema kuulub Teolisuuden Voima OÜJ alla. Ja vot see on nüüd huvitav asi, mida siin näete, millal ta valmis sai, 21. Ja ongi TVO lülitalt saate minna, näete, igal poole ma panen üles, kus te leiate selle firma. Ja vot sellel on nüüd Mankala põhimõte. Ühe sõnaga, millega nad läheb ka see, tahtis ka teine töötada, mida me siin pärast vaatame, on Mankala põhimõte. Tulevad sisse aktsionärid, kes tahavad voolu, on see tehas või on see suur mingisugune ujula või bassein, tuleb sisse, tal on voolu, tal on plaan siia ehitada midagi, teha, hakata mingeid teenuseid jagama, siis nad lepivad kokku, et sellise hinnaga nii mitukümmend aastat, 20-30 aastat, põlvkond läheb sisse ja need Mankala põhimõte on siin olemas. Ja kui vajadust on küsimus, võime ka saate teha selle Mankala kohta, aga kuna ma väga ei ole majandusmees, aga noh, ma arvan, et saame aru vabalt. Ma katsun ta panna jälle tehnokraatliku kõneviisi, pluss ja miinus, saate aru, kui kokku panete, käib pauk, aga pluss ja miinus, paneme pirni vahele, siis lamp hakkab põlema, nii et ühte pidi teeb pahandust, teist pidi ta on jama. Ja näete, Mankala põhimõte on see, et ta müüb elektrit oma hinnaga proportsionaalselt oma osadega. Nii palju, kui ta tahtis saada osanikke seal protsente ja niimoodi, siis pannakse see hind paika. Kui palju, mitu aastat ja kõik need on omavahelised jutud. Ja põhiline, mis on isegi Tallinna või see Tartu, ma olen see Tartu laenuühistu liige, oli ka riik ja ühistegevus, oli konverents, seal sai ka rääkida, kui ta sooviti, leiate ka selle lehekülje üles, Tartu hoiulaenu TANB lehekülje peal, kus seal ka Soome inimene, ärimees rääkis üldse ühistute tegevusest seal, et kõik tehakse seal ühiselt. Meie katsume kuidagi nagu kooliga ka oli jutuks siin, et me see samane hoolsus ja käitumine kaob ära ja vot siis, et vaatame isiklikult, räägime, motiveerime seda inimest, et ta hakkaks ikka kuidagi midagi tegema. Aga proovige, kui kõht on teil lahti ja rääkida ja motiveerida seda inimest, et kuule ära kempsu mine. Vaatame, mis ta teile teeb. Mina küll ei hakka proovimagi. Ja näete, kes nüüd TVO aktsionärideks on, et Pohjala on Voima OÜ, osaühing, ei ole mingisugused aktsiaseltse, näed, siin on osaühing, on 58% on sees Pohjalan, siis on Fortum Power and Heat OÜ, seda me nägime eelpool, kes tegeles aatomijaama hooldusega, oli seal otse tema omanik või see hooldaja täielikult.
ja siis OÜ Mankala AB, vot see on nüüd see äriühing, 8,krats, EVP Energia OÜ, Keira OÜ, ja näete, põhjal on Voima osalus Olkilo kolmandas, näiteks selles samas on 60,2%. muidu ta on laiali eraldi kõik need firmad on, et milline on Voima üldse me TV aktsionärideks on, aga siin Olkilotos on ta suurema osalusega sees. Nii et saime läbi ja nüüd vaatame seda huvitavat asja. Te võite pärast kunagi võib-olla öelda, et ma olen selgeltnägija või kuidas te tahate öelda. Aga näete, siin on võetud VNN-i leheküljel seesamane Vennan Voima. Ka jälle selle saate Wikipeediast kätte, aga VNN-i kui lööte sisse, siis saate, näed, siin leheküljel lööte sisse selle Vennan Voima OÜ, siis saate sellise lausega pildi siin ilusti, see on pilt ära võetud sealt VNN-i pealt. Vennan Voima ütles, et tema nõuded on praegu peaaegu 2 miljardit eurot USA dollarit ja samas kui Rosatom teatas, et taotleb Vennan Voimalt veel 3 miljardit tagasi. Nad kahekesti praegu ootavad, nad ei liiguta, vaadake, kui mingi osa muutub, siis see VNN annab uudise välja. Aga lähme nüüd ära, see oli lõpulause praegult, et mis seal toimub. Näete, Vennan Voima asustati just 2007. aastal energiaettevõtte, mis plaanis ehitada Soome uue Hanikivi 1 tuumajaama. Ja siin pilt on ka tehtud see pildikene, et milline ta kunagi peaks välja nägema siin. Ja võin teile öelda, võite kontrollida, Maru Ehitus AS on meil Eestis, kui sõidate seal Harku järve juures, siis tema ehitas kõik need kontorijooned sinna Hanikivisse valmis. Need on kõik seal ootamas ja ma arvan, et turvamehed jälgivad, et asja laiali tassitakse ja nii edasi. Ja alguses oli Vennan Voimasse, näete, 18 Soome ettevõtted, just see Mankala süsteem. Ja siis ühisettevõtte, üks oli Voima osakeitu SF. Ja tallal, kui hakati tegema, 2007 oli Rosatom oli 34%-ga sees mõlemad. Ja siis tehti Soomesse sama Rosatom ettevõtte Roas Voima OÜ, tütarettevõtte. Ja kuna see sõda läks lahti, siis näete, tekkis olukord, et tuleb peatada sellise asjad, energeetika värgid. Ja näete, need 16 või 18 Soome ettevõtted müüsid oma aktsiad kõik Voimas Keitu SF-ile ja Rosatom ka andis kõik ära, kui te tahate, ja jättis just sellele 3% raos Voimale, mis on Vene tütar ettevõte, ta ei likvideeri, nii et 3% on praegult seal hääli. Nii et teete või mitte, aga kohut võib käia siin, näete, üks küsib 2 miljardit, teine küsib 3 vastu, no 50-50. Aga kui käima läheb, siis ei ole keegi kellelegi võlgu, asi toimub ja ma usun, et need 18 ettevõtet tulevad uuesti tagasi, pannakse asjad jälle paika, sellepärast ilma energiata ei ole see Pohjan Voima või see on, vaadake, seal hästi kaugel põhjas, seal on ikka jahe värk. Seal Soomes inimesed, kui on vaja seal elada või tahetakse nagu rohepöördega igalt poolt, kus külmem maakera koht on, siis sealt see inimtegevus ja loomtegevus välja suretada, et kusagil seal palavas natukene elada või olla. No ma ei kujuta ette, sest inimestele on antud lihtsalt nahavärv ka selleks, et osa peab seda UV-kiirgust kinni, ütleme, Aafrikas on tumedad ja päike paistab pähe, kliima on seal troopiline ja valged, kui läheb veel kaugemale sinna Tšuksimaale, siis temal on seda päikest natukene, näitab näo peale valge, et see D-vitamiini saada kätte ja elatakse ära, sest tema ei kannatagi võib-olla nii hästi seda Aafrika kliimat ära ja ega minagi ei kannata suuri kuumusi ka niimoodi ära, ma arvan, see on selles suhtes. Ja nüüd nägite ära, siin ongi see pool
kus nüüd rääkisime nendest, et riigi osalus tuli välja, et on ainult ühes energiaettevõttes, see oli nüüd Fortumis ja esimeses selles Loviisa jaamas. Nüüd lähme edasi, see teine küsimus oli, et milline Põhjamaa riik, millised on, need on kaks teppi, nad on koos seotud, aga kõige kõvem asi on, näete, siin üleval on aadress, saate selle sisse panna, siin panin ta nüüd originaalkirjaga, sama pildi siia sisse, National Grid ja FinGrid ongi olemas samamoodi ja siis on riiklik võrk on tema nagu värk ja siin, kui avate neid pilte, näete, on riigivõrgu kaart on huvitav, siis juhtimisruum, teeme need ka lahti vaikselt, et nende peale vajutate, saategi edasi, aga kõigepealt see lahti, siis ta tuleb selline peakilp ja siis vajutate pildile riigivõrgu ära. Ja nüüd vajutame siis, mille peale vajutame, vaatame kohe, läksime juhtimisruumi või näete, kontrollruum. Ja juhtimisruumis näete, võite kohe selle sisse ka lükata endale ja näete, mis siin on. Ma tõlkisin selle Google'iga automaatselt ära, et lihtsam oleks teile seletada, et näete seesamane kontrollruum, mis siin on, ruum on siin üleval, aga ära juhtimisruumis juhime ja jälgime ööpäevaringselt riigi elektrisüsteemi ning hoolitseme selle eest, et Rootsis oleks alati tasakaal elektritootmise ja tarbimise vahel. Ja näete, kõige parem kaart ongi Svenska Kraftnät. Näete, siin on svk.ee, lööte siis. Ja tasakaal, näete, siin seletab teile ka ilusti ära, milleks 50 hertsi on ja kõrval näete, on ilus 50 hertsi spidomeeter siin pandud ka pildi peale. Ja just sellel kellaajal näete, sobib selline 0,04 oli peal rohelised, ära kollane läheb juba jamaks kätte, punane põletab juba kõike. Et elektrisüsteemi toimimiseks peab alati olema tasakaal elektri tootmise ja tarbimise vahel ning pingesagedus on 50 hertsi. Võrgusageduse mõõtmine on nagu vererõhu kontrollimine. Sagedus peab olema 50 hertsi, siis on tootmise tarbimise tasakaal ja elektrisüsteem terve. Kui tarbimine on toodangus suurem, näete, kui paneme rohkem järgi, siis hakkab rohkem pinge kukkuma, siis see sagedus kohe ka langeb. Ja kui tootmine on suurem kui tarbimine, kui vähe võetakse, siis sagedus läheb üle 50 hertsi. Suureneb sagedus. Bilanssi reguleeritakse nii automaatselt kui ka käsitsi toodangu suurendamise või vähendamise, tarbimise vähenduse. Vot siin on dispetser põhiliselt töötab, millal need katlamajad tulevad talvel järgi ja nii edasi ja kõik on. Aga meil on, mis siin on tehtud, et tasakaal hoida on 300 sagedusmuundurit seal püssis ja kus nad seal veel kolmekesi hakkavad hoorattaga ringi panema tühjalt, nii et ei ole, aga vot siin on tootmine ära. Ja siis, mis siis ongi, see ongi nüüd PowerPointi pildid. Nii, ja näete, jõudsime nüüd jälle juhtimisruum järg üheni, selle numbrile järg. Ja siin on, näete, mahutasin kaardi peale ära ühe pildi ja tema siis teise osa ka, mis siin meil on. Ja näete, mis kõige huvitavam, kui kaarti vaatame. Siin on näha, kui palju megavatti välja läheb. Kui palju ei lähe. Nii. Näete, siin on siis see pilt. Rootsi eksport tähendab, müüb välja sellel kellaajal. Taani ostab sisse, näete, 49, 409. Norra momendil ostab ka sisse. Soome, näete, ostab momendil sisse. Ja vaadake, siin on isegi ime, pistuulik töötab hästi. Eesti ekspordib, näete, 372 megavatti. Läti ostab tagasi ja Leedu ka ära. Saate näha, siin on need kõrgused ja need tõusud, mis on. Ja siia, kui vajutate punktide peale, siis saate, näete, siin on Eesti kaart on see, Läti, Leedu kokku.
saate jälgida. aga mis ma tahtsin teile öelda, vaadake, siin on need kaablid, merealused kaablid, näete siin, mis tuleb Eestisse, näete praegu üks töötab või niimoodi kaks. ja näete, Venemaaga on ka ühenduses siin, näete, lätlane on ka ühenduses, leedukas on Valgevenega ühenduses. ja näete, siin on numbrid peal, 0 megavatti läheb sinna. siin läheb ka 0 megavatti, jälle siin ka 0 ja mõelge nüüd ise, näete, siin läheb Euroopasse läheb 202 megavatti, aga siin Kaliningradi läheb ka 0 megavatti. nüüd mõelge, meil lõigati need juhtmed lahti või ühendasime lahti Prellist nõnda nimetatud veebruarikuus. aga nüüd on, vaadake, kuud on veel edasi läinud, mitmed ja neil on ikkagi sees, et sinna saame müüa, näiteks kui tahame. nii et kas on katki või ei ole või mõtleb Rootsi kuningas, see on kuningriik, et ja teab ka rohkem, et kaua te siin nalja teete, et igal juhul me ei hakka siin teie neid kriipsutasime ja neid asju segama siin. las ta jääb selliseks olukorraks. nii, ja läheme siis veel korra veel edasi, näete, ja siin saame selle Eesti lõpu kõik peale, näete, siin on kõik, rootslane teab, kus see läheb, on tuumaenergiat, meil ei ole, soojaga saime praegult, siis on siin teised need hüdroenergiat, meil ei ole tuuleenergiaga, näete, 74 kogutoodang. ja teine, kus me leiame, nagu küsimus oli, on ka, näete, läheme soomlaste Fingriidi leheküljele. Fingrid ja vajutame siia State Power süsteem, sattume jälle siia samasse tagasi või ta näitab täpsemalt jälle enda poolt. nii et mõlemat poolt saate vaadata, ka Svenska Kraftnät, seda lehekülge, mis sinisega oli, või Fingrid lööte sisse live ja seal tuleb kohe 3 pilti, mis siin on operaatorid, ta on Soome võrkusüsteemi operaator, näete, ja millised siis momendi megavatide olukord on. ja see oli seal eespool näha, see megavatt, korraks lähme tagasi, siis tuleb see samane pilt siin ette, vot see pilt tuleb ette ka otseselt kohe, ta on mis kellaajal ja kui seal olete peal, panete käima, siis see hakkab aeg-ajalt sõitma siin oma ette ja kellaaeg kogu aeg muutub sinna, tal on 5 minuti kaupa ja kuidas see siin vahetab, kontroll, tabelid, graafikud ja kõik on olemas. nii et näete, siin ongi nüüd kogu süsteemi saate ja kes on natukene tehnokraatliku mõtlemisega ja võib-olla paljud siin meie koolis on tukkunud, nagu öeldakse, hoolsus on enam hoolsust ja käitumist ei ole, siis ta ei viitsi neid ka otsida ja võib-olla mõni vaatab, et see on asi nüüd vajalik. nii, ja paneme siis selle küsimuse või need kokku, et loodan, et jälle Eesti poliitikud hakkavad mõtlema, kuidas soomlane saab elektrit müüa ja kuidas soomlane saab äri teha elektriga ja miks ta seda müüb, ta võiks ju kõik endale ära panna või tal on ikka veel seda kapitalistlikku mõtlemist juures. me võiksime ka panna ju üles sellise lihtsa asja, nagu teeb seal Islandi, et tal ei ole ju palju asju Islandis. Islandis on ju see andmepangad, ühesõnaga serverid, infopangad, kõik, mis tulevad, just nende soojusenergia allikate peal töötavad pangad, tal on lambakasvatust on natukene ja suudab ära elada lihtsalt ja rahulikult seal omaette. aga meie saaks siin ka panna, hakkame müüma, paneme mitte selle väikse tuumajaama väiksed püsti, vaid suure ja müüme serverite ja infot. ja teine, ma ütlen, kui on tuumajaama saate püsti, ma ei ütle ka väikeste kohta, siis unustage siin see sõda ära, sest see tuumaseaduste pool ei lase sõda sisse. nii, selline oli siis see lugu, et mõtleks Soome Mankala ärimudeli peale. aitäh sulle, Andres. selles suhtes, et mulle väga meeldis sinu lähenemine väga inimliku poole pealt, kus
ütleme nii, et võrdlesid seda elektrisageduse kõikumist nagu vererõhuga ja vereringega. et noh, teades seda, et paljud inimesed, kes vererõhu tõbis on, selles suhtes, et peavad siis ravimitega hoidma seda vererõhu sagedust normis, siis kui palju nad apteekidesse raha viivad. aga kui arvestada seda, kui palju Eesti riik nüüd aastas viib nii-öelda apteeki raha, siis see on ühes aastas on 60–70 miljonit eurot. et palju õnne selle lükke puhul. aga siinkohal olemegi saatega jõudnud sinna etappi, kus lõpetame. järgmine kord taas teiega. Nägemist. Nägemist.